tere hommikust Shavenga beachilt või noh, me oleme siin lähedal beachil ja Merkuur hotellist. Tuuli ja Margo sanatooriumi päevad. Noh, õigemini on need Margo sanatooriumi päevad, mina olen hooldaja. Me läheme kohe haiglasse, Margo peab iga päev käima sidumas ja ma mõtlesin, et kuna meil on päevad hästi üheülbalised nagu täpselt ühtemoodi praegu, siis ma teen ühe vlogipäeva, ma näitan, millega me tegeleme, kuidas meil see päev siin välja näeb ja siis te võite korrutada selle 12 enam-vähem, sest selline elu meil siin on. Me peame nüüd minema, sellepärast, et ma tahan normaalselt ja rahulikult süüa hommikust, mitte nii nagu eile jooksime. Ütle palun inimestele, tere hommikust. Tere hommikust ja jookseme siis aeglaselt. Lähme kohe. Nii et võt, tulge siis kaasa täna, vaatame, mis me teeme siin. Margo on super kõbus, mul ei ole mitte midagi öelda, imeline paranemine. Väga rahul, lihtsalt meil on ainukene probleem nüüd, eile avastati, et nina on väga kehvasti paranenud, õigemini põletik on haava tekkinud ja võeti see haava lahti, peame seda iga päev sidumus käima. Näitas ainult. Palju aga enam olen. Okei, väga hea. Kule, olgu, lähme nüüd. Ilus oled, ilus poiss. Kas sa torised praegu hommikul või? Ma ei saa täpselt aru. Meil on selline imeilus sisehoov, kus ma võib-olla jõuan isegi päevitada. No vaja lõunaid rohivata. Ja mul on kõik kaasas. Ja siin on selline olukord, et palun ärge hüppake sinna. Teisel pool samasugune. No, tšom. Ei olegi olnud plaanis. Lifti oodates saame vaadata siin kalu. Kui ilusad suured kalad. Siis lähme välja. Mis sul on tänased ootused? Tahaks selle nina ära võtta. Me tahaks täitsa parem kokku mõelda kui 2 nädala pärast. Õudne. Näete, need kalakesed on siin. Nii ilusad. Good morning. No üle jahe. Jah, siin on hea jahe, jah. Nii, nüüd tuleb see kõige tricking koht, peame minema üle tee. Et see hotell, kus me oleme, siin on nagu 2 maja ja meie oleme siin üle tagumises majas. Juhendatud ületamine. Ja nüüd jõuame siia oma hotelli peamajasse, mis on ümber ilusa sellise sisebasseiniga ja mõelge, mõned vaatavadki oma aknast või õigemini neil lähevad trepid. Ilus on see. Good morning. Siin on hästi ilus vaata. Kui sa oleksid siin kohas, kui sa tuleksid otse oma basseini. Siin on kella päevitamise ajal on siin baar avatud. Siin on see põhiline basseiniala, kus mina ei viitsi olla, sest siin on liiga palju rahvast. Siin tehakse meile omletti. Siin on bufee, kõige hea paremaga viljad. Ja
silma ausalt öeldes ei olegi väga tähelepanu pööranud. Siin on need nii-öelda tairoad, kes soovib hommikul kohe. Mina võtan siit ainult seda keekanit. Musi ostsib meile juba kohta, kuhu istuda. Sobib. Okei, lähme võtame siis. Nii, meil on siis siin omlett, peekonid, kõik värgid. Minul veel need tomatid, Margole kala ja tegelikult me veel toome puuvilja suure hunniku. Selle me võime. Nii et jah, kohvi tuuakse siin alati lauda meile. Meil on eriteenindus, sest siin on lihtsalt nii lahked inimesed ja Margo on meile nii armsaks saanud. Ja võt selline mõnus hommikusöök. Nii, musi käis endale veel toomas väikse vahveldise. Nii hea, moosiga. Mina tegelikult ei söö üldse nii vara hommikust, aga kuna see on nii-öelda, meil siis ongi palju kujunenud 2 toidukorda, et me sööme hommikul siin hotellis ja siis õhtusöögi ma tellin 4-5 paiku tuppa. Siis ongi kogu meie toitumine selline. Nii et ma olen harjutanud ennast praegu hommikust sööma. Sellega harjub kiiresti, eks pärast jälle normaalse elu juurde tagasi minema. See leitsak, mis siit vastu tuleb, kui sa ükskõik mis ruumist välja astud, see on lihtsalt metsik. Ja see ongi see, miks Margo tegelikult ei tohiks üldse õues käia, aga noh, me ei saa otseselt midagi teha ja kuna me peame nagunii arstile minema, siis on lihtsam ära käia kiiresti seal hommikusöögil, kui hakata tuppa tellima. Kui ma praegu arstile ei peaks minema, siis me tegelikult telliks hommikusöögiga tuppa. Mul on nii kabeda sammuga musi. Kui me oleksime tavapärasel põhjusel ehk siis puhkus, siis see oleks mõnus location. Aga noh, mine sa tea, võib-olla kunagi jõuame mõnel teisel põhjusel siia. Kas sa tahaksid siin puhata niisama ka? Siin hotellis? See on okei hotell, jah. Me ei ole tegelikult Tais olles kunagi hotellis vist olnudki, võib-olla ühe öö mingi lennu tõttu kuskil, aga alati võtame villa, nii et selles mõttes on hotell mõnus, iga päev keegi koristab. Huvitav, tuli takso hoopis, aga eks nad teevad ka võib-olla siis. Noh, ilmselt. Jaa, tšau, kallid. Teevad ka vahepeal. Juht juba vaatab, kuhu see tüdruk jääb. Eks siin teevad ka taksojuhid, teevad muldi otsi. Autos on hea jahe. Jaa. Nüüd lähme oma teise koju. No täna läheb meil ruttu. Täna läheb ruttu. Täna on ainult Niina. Eile läks küll juba kaua, mingi 6 tundi kokku. Vahepeal tuli mõte, et läheks vaataks oma vana palati üle. Äkki saaks pikutada. Täna tegelikult pühapäev, okei. Võib-olla on homme mõistlikum, aga peaks võtma ühendust kindlustusega, et tegelikult minu arust peaks ostma ära lennupiletid, sellepärast et kes see nüüd siis sõdib, kellega Iisrael pommitab Iraani, jah? Niipidi, jah? Kus osad, jah? Ja lihtsalt inimesed on Dubais ja ma ei tea, kus kohas igal pool kinni ja ühel hetkel, kui nad sealt tahavad lahti minna, siis nad tahavad ju kasutada kõiki võimalusi igal pool. Nii et isegi kui sa siit Finnairiga praegu saad ilusti nii-öelda lennukoridor läheb nagu ohutult, siis lihtsalt lennukid saavad otsa. Inimesi on ju palju, kes kuskilt paisu tagant tahavad hakata koju saama, nii et aga mina ei ole nõus nagu mitte ühtegi päeva kauem olema, nagu ma tahan koju minna. Plastic unit. Yeah. No, church is just unit, right? Yeah. Okay, you know for the classmate downstairs? Yes, we can go for. You know already, right? Yes. We were yesterday. You go Yeah, okay. Thank you.
nii, lähme, me teame ise, kus me peame päeva. Ja siit vasakule ja lifti. Kes meist pea ära lõi? No mina lõiks see, kui mina lõiks pea ära, võib-olla ma pärast on. Me oleme ilusti ajas. Et üks asi, mille me oleme selgeks saanud, on see süsteem, kuidas toimib see kindlustus, kuidas toimib siin. Kõik on mega super sõbralikud. Kui kindlustus annab oma aktsepti, siis sa oled nende jaoks nagu kuningakass. Nii kaua naeratavad nad selle viisakalt, ütlevad, et ootame. Aga noh, eks see nii toimib. Selles mõttes tervishoiusüsteem on siin väga tasemel. Mul ei ole mitte ühtegi halba sõna öelda. Välja arvatud minu nina. No jah. Eks siuksed asja juhtub Ma ei tea, miks see nii kiiresti kinni õmmeldi. See oli esimene õde, kes seal oli, kes õmbles tegelikult väga-väga ilusti. Õmblus oli super ilus, aga see, et ta läks meil niimoodi mädanema. See jah, väga tore ei ole. Ja et ta ei võtnud ka alguses olid sul nii tugevad antibiootikumid peal, et see kuidagi viisi ei... Need kivid oleks võinud justkui sinna sisse jääda. Jah. Nii, lähme. Nii oleme kõiges osakonnas. Siin saab botoxid ka teha musi. Jah, peame sellega ära kirjast. Anna palun mulle muu telefon. Et siin on selline õde, kes ei luba üldse filmida, muidu siiamaani on kõik olnud hästi nagu nõusolek olnud. Jah, see tundub olevat küll nagu eriti punktuaalne õde, nii et selles mõttes on samal ajal väga hea, kui selline õde seob. Mulle alati meeldib. Puhastas ka nagu nii hästi punktuaalse täpsusega, et see tegi kõik sinna nagu nii puhtaks sellest vanast sellest. Nii, meil on nüüd arsti juures käidud ja ma näitan teile Margot. Minu väike Cipollino, mis sulle tehti, räägi? Mulle tehti see soeng nagu selles Võsa reporteris, selles isa soovitusel. Jah, täpselt. Aga meie ootame siis seda numbrit. See peab ilmuma sinna ekraanile. Siis me saame teada, kas eile antud garantiist, kes oled lihtsalt naeruväärselt nunnu, kas eile antud garantiist 10 000 pahti tänasest protseduuriks piisas või ootame jälle kindlustuse uut garantiid. Et eile anti, ma tean, meile saadeti kiri, et me peaksime väga kaua passima, et 10 000 on juba garanteeritud, aga vaatame siis. Kõik need inimesed ootavad siin oma raviarvet ja kas kindlustus katab. Et selle välismaa nii-öelda haigla puhul ongi siis see kõige tüütum mõnes mõttes, et sa pead... Mul on väga raske asjalikku juttu rääkida, aga mu kõrval istub Cipollino. Et selle kindlustuse ootamine või nii-öelda, et kõik on ära. Näiteks eile me saime kirja, kus on siis välistused, mida see ei tohi katta. No, pühamüristust. Loomulikult need ei kata. See raviarve ei hakka katma minu elamiskulusid, aga no, nii on. Ja näiteks oli seal kirjas, et kui me vajame haiglaravi sees olemist, ehk siis palatis olemist, siis kõige soodsam. Nii et see, kus me olime, oli selle haigla kõige soodsam palatis. Tahaks näha neid lukspalateid. Kalja, kas lähen võtan meile kohvi? No võta igast, see äkleb aega. Väike muffin, siis saad oma lõunase rohu ka ära võtta. Jaa, palun. Mis ma võtan? Ma võtan meie kohvi ja tahad soolast? Oi, varvas on sul terve. Kas sa soovid soolast või magusat pirukat Kellis? Ma soovin magusat. Nii, saime tänase Margo arve ja see on 5231 pahti kohalikku. Aga meil on 10 000 ees, nii et vaatame, kas me saame nüüd kiiremini. Garantii on 10 000 antud juba. Mis siin veel teha vaja? Ma pean alla kirjutama midagi, aga tänaseks on kõik, meil jääme ootama kindlustust vastust ja homseks peab siis meie kindlustus andma uue garantii.
et siin on nagu garantii. Every day. Yes, it's okay. But I will send to them the request. Yes. And the appointment slip, I will send to them. no vot, täna läks väga kiiresti. Siin me peame veel ühe allkirja andma ja siis me võime koju minna. No täna oli ikka super kiiresti, kell on 12.20, meil oli kell 10 aeg, nii et natuke üle 2 tunni. Sedasi pole hullu. Ja mis su edasised päevaplaanid on? Ma lähen tuppa. Ma ei taha higistada ennast selle pärast, ma tegelikult toast väljas ei käi. Ei tomiks ei käi. Ja, mina lähen saadan oma abikaasa tuppa ja siis ma lähen ilmselt kõndima. Meil on nii ilus minek siit minu arust alati. Alati ütleme kalakestele tere. Sa vaatad tühja pilguga kuskile nagu katsu nüüd vähegi entusiastlikum olla. Endal on siuke tutt püsti. No, tuba on korda tehtud. Mõmmi on ilusti istuma pandud. Kas ma võin paluda, et mu teine mõmmi läheks sinna teisele poole? Võtab hiided ära, mõmmi läheb teki all. Okei. Mõmmiga on tänaseks kõik. Ühesõnaga, Margol on see lugu, et tal enam neid häid valuvaigisteid ei ole. Tal see fentanüüliplaaster on läbi ja ta on nagu nii kuri mõmmi. Aga pole hullu, mul on meil talle ühte koma teist pakkuda. Nii et vaatame puhtalt selleks, et mul endal siin normaalne oleks olla, siis mu mees valu ei pea kannatama. Nii, mina lähen nüüd kõndima ja randa ja abikaasa juba ütles, et hakka minema. Et hakka juba minema. Ma väsinud. Nojah, tšau siis muidu. Igatsed mind ka või? Okei, selline ta mul on, aga ma andsin talle ühe valuvaigisti, nüüd äkki läheb paremaks. See on alati, et Strava unustan käima panna, kus veerandi peal tuleb meelde. Et saan teha ära oma 5 kilomeetrit, siis ma käin ujumas ja siis ma vaatan, kuidas mul tunne on, kas ma tahan korraks kuskil pikutada või tulen tuppa. Ma ei taha kohe tuppa tulla, sest et Margo magab nüüd tegelikult paar tundi. Nagu väike laps pärast raskeid väntsutusi. Tal tehti täna see, miks tal see pea on niimoodi seotud, et tal on siin üks suur hematoom ja see võeti siis sellest mingist seisnud verest tühjaks ja süstlaga ja veits kraabiti seda seal, nii et see oli veits siuke ebamugav protseduur. Aga noh, ta on tubli ja kõik asjad üle. See on väga ilus. Kum. Kõigepealt teeb jalad ära jahutama, sest liiv on nii kuum. Ja seda ranna äärt ma siis kõnningi 2,5 kilomeetrit edasi ja tagasi. Noh, kui niiviisi võtta, siis ei ole ju hullu, eks ju. Saab ikka natuke nautida päeva, leida enda jaoks selle minuti, tunnikese. Nii et noh, selles mõttes ma kindlasti saab olla palju kehvemas kohas. Aga see ei vähenda minu koduigatsust kahjuks paraku.
aga ma kujutan ette, et kui me kodus oleme, siis ma hakkan seda küll nagu igatsema ja mõtlen, et issand jumal, miks ma rohkem ei nautinud, aga noh, vaata, see on see inimese loomus, et ta tahab ikka seda, mida tal ei ole. Ja ma tahan lihtsalt seda normaalsust tagasi, seda, et kõik on nagu paigas, et võib-olla see on lihtsalt see, mis mul hetkel puudu on ja oleme ausad, ega see ärev seisund hetkel lennuliikluses ka nagu sellist tugevat tummistunnet juurde ei anna, et homme on esmaspäev, homme ma kindlasti suhtlen kindlustusega, et ma tegelikult tahaks piletid ära osta, et oleks nagu paigas see asi, et ma tean, et mul vähemalt on mingi üksugune pilet, sest kui kogu see seltskond, kes seal Lähis-Idas kinni on, ühel hetkel hakkab liikuma, siis lihtsalt võivad ka teised lennuliinid väga täis minna. Ups, mul on metaprillid. Oh my god. Okei. Veits läks kõlarisse vett praegu. Okei. Oh, fuck. Mul ei ole kõrvaklappe, ma loodan, et nad tuksi ei läinud. No tundub. No veits kõriseb, jah? No kaob ära. Kurat küll. Filmi veel siin. Vähemalt oli mõnus. Tehtud. Aga mõnus. Klapid hakkasid, või need prillid hakkasid ka tööle uuesti. Pool tagasi teed. Üks oli tumm, aga siis ilmselt kuivas ära. Tulin korra siia nii-öelda rahvapoolsemasse basseini, aga ma lähen kohe meie poolele. Lihtsalt jahutan ennast korra. See vesi on umbes 28 kraadi, 29. No ta ei jahuta. No jahutab, aga siin varjus ainult, et ikka päris jõhker on. Kuumus on väga korralik. Aga noh, seda inimesed siia Taisse ju nautima tulevadki, et kellelgi ei ole plaanis, et ta peaks toas istuma ainult nagu mu väike vaene Margo. Näost kohe päris punane täna. Nii, igal juhul nüüd ma lähen korraks piilun, kuidas mu musikene, siis mu patsiendil läheb. Ja siis ma lähen vaatan äkki siia enda sisehoovi natuke. Miks mul nägu nii punane? Inimesed tahavad melu, muusikat, baari. No kõike, aru saad. Ma ka ei tuleks siia muidu. Ikkagi nagu kõike seda on kellegi koos vaja nautida. Nii et jah, huvitavad ajad. Tšau, mis sa teed? Vaatan, et seda filmi. Mis filmi? Üks tüdruk just sööd ära. Tüümesti 3 tüdrukut sööma. Issand jumal, millega sa oma vaba aega veeda. Nii, mina tulen natukene, panen kreemi juurde omale ja eks ma lähen natuke päevitan edasi. Abikaasa vaatab mul mingisugust hai-filmi. Mina siukseid asju ei saa vaadata, sest pärast ma enam ei saa ujuda. Ka basseinis mitte. Mina ei talu ühtegi õudusfilmi omale eest. Mul on elus niigi ärevaid hetki. Ja Margo arvas, et on väga tore, kui ma lähen veel õue. Ma ei tea, täna ma sain siukse korraliku obaduse selle päikese käest. Ma ei tea, miks ma nii punane olen, aga igal juhul lähen siis naudin natuke, mida Tai kuningriik meile pakub.
no vaadake seda mõnu. Minu privaatbassein. Oi kui mõnus. Siin on ausalt öeldes jahe vesi. Või noh, jah. 25 kraadi või 26. Jube mõnus. Love it. Jahutab küll. Ma tulin just passu äärest ja käisin duši alla, tulin teki alla ja läks elekter ära. Nii et Margo viimane meelelahutus võeti ka ära. Mis arvad? Midagi väljas läks keneks käima pool tagasi. No tuli juba tegelikult. Aga noh, ikkagi kuidagi sümboolselt naljakas. Nii. Me magasime nüüd natuke. Ja nüüd mina lähen tellin õhtusöögi meile ära. Ja lähen käin apteegis, sest et mul endal on täna peavalu. Ja mulle ühe korra mul aitas siin nii hästi see, kui ma panin sellise nagu külma valuplaastri siukse, panin omale. Siia mul on siuksed migreenivalu koha peal. See aitas hästi, nii et ma lähen otsin seda uuesti. Mis te arvate, et roosa mu lemmikvärv on? Saa sellest toredast kohast küll. Hello. Ops. Apteegid jäävad sinna poole. Hello. Okay, thank you. Nii, täna me võtsime pitsa, sellepärast, et lihtsalt juba nagu tahaks. Yes, it's good. Just need you. Thank you. Yes, Kapuka. Kallis, palun, oled oodatud minuga õhtustama. Korjan ära oma ihupesu. Täna on siis papaia-salat ja pitsa lihtsalt sellepärast, et tuli juba tunne. Tahaks midagi vähekene gluteenisemat. Aga mina veel midagi tahan papaia-salatit ka. Ja tisu meile. Ja tisu. Ja nii, see meie päev ongi kulgenud õhtusse. Kell on juba 9. Kuidas sa tunned ennast, kallis? Väga hästi. Mina lähen praegu poodi ja lähen toon meile vett, sest meil on vesi otsas. Normaalne poes käia on ju. Turukotiga. Okei, üks koht, kuhu see ürp ei sobi, on Tai õues olles. Siin on nii kuradi palav. Siin on nagu troopika, kasvuhoone, aurusaun. Ta näeb välja nagu, palun, tee järgi. Nagu oleks just paari kakluselt tulnud. Et täna meil on esmaspäev ja lootus on saada nädala pärast koju. Ütleme nii, et see lootus on lihtsalt, see peab nii minema, sest et ma ei kujuta ette, kui keegi ütleks mulle näiteks laupäeval, et oi, ei ole midagi teha. Nädal aega veel, hello, good morning. Et nädal aega veel, sest noh, ma ei tea. Ja ongi täna jälle arstil käidud, Margol jälle natuke uus nina, pea seotud. Sirge nina vähemalt. Sirge nina täna, jah. Ja niimoodi me käimegi iga hommik, ärkame üles, käime söömas, käime arstil ja siis ootame siin finance departmentis, kas kindlustus on juba garanteerinud või kuidas see käib. Ühesõnaga, mitte midagi uut, selle me rohkem ei filmi. Aga paranemine vaikselt edeneb ja täpselt nädala pärast peaksime me koju saama. Täna on esmaspäev. See oleks küll tore.
mõtle, kui oleks nädal aega edasi. Hakkab nagu vaikselt juba siibesse viskama. Hakkame otsi kokku tõmbama. Et kui teie vaatate, et mis neil on kõik seal iga päev on ühesugune, siis on tõesti ühesugune. Väga haiga. Ja no mina saan veel õueski ja ma ei kujuta, et Margo toas. Mina olen toas, ma ei taha higistada lihtsalt oma neid haavasid. Ja, nii et vot selline on see meie haiglaelu, et siin ei midagi uut ja põnevat ei ole. Kui on, siis me näitame. Mis kuupäev täna on? Täna on meil 3. märts, 9.11 on kell, me sõidame haiglasse. Me vaatame, täna vist on selle peasideme äkki lahti, siis jääb see nina-side. Ma näitan, kui ägeda taksoga me sõidame. Diskobuss. Diskobuss. Ja ainult. Jõulumest saab teha ka jõulumeest. Ja siia sa saad jätta vaata jutsi, tippi. Nii väga äge. No, kuidas läheb meil patsiendil? Võeti sidemed pealt ära ja nüüd ma selline välja näen. Vastatakse. Tegid pilgumist. Siin jälle pidid on naeratama. Oi, kui ilus noor. Väga ilus noor. Nii vähe on asju nüüd järgi. Mida pidada ja mida lappida. Need on homme, need peaks homme väiksemaks. Näed, et on natuke lapergune või? Ma tulin teise ka vaatama ja muidugi siit välja võeti, siis selline ta praegu on. Ikkagi ilus poiss. Ma saan pea... Tule nüüd välja siit WC-st. Okei. Ja Margo tahtis ka midagi öelda, sest ta ei ole hamööb. Ma tahtsin öelda, et täna on juba selline nägu, et kui ma muidu olin kogu aeg toas, siis täna on juba selline, et passiks ka õhtul prouaga sööma minna. Jah, aga kahjuks ei saa, sest liiga kuum on. Õhtul äkki on? Lähedal. No vaatame. Eks jah, see hakkab ka natuke ajudele, kui sa ainult toas passid. Minul on muidugi lihtne. Täna lähme eriti punase pilliga. Ja ilusti kassid on selle. Hello. Hello. Mõkjau. Okei, ka? Teil on omad elud. Nii muidu, peseme su pea ka ära või? Ja pärast poole kindlasti. Mul endal on ka, ma käisin eile massaažis ja mul on õline pea, nagu massaažiõline. Nii et täna teeme siis peapesupäeva. Mina tulin tuppa, käisin ära oma 5 kilomeetril siin rannas ja näitan siis, kuidas härra trenni teeb. Väga tubli. Kuulab audioraamatut ja vehib minna. Ja. Muidu on tore või? Minu väga tore. Praegu on nii kuum õues, et ma ei tea, äkki õhtul saad natuke jalutada. Lööb kõik need plaastrid lahti lihtsalt. Margo kuulab Märteni audioraamatut mingist uuest kvartaalist. On täna huvitavam päeval kui muidu või? Me teeme täna väikse kohtingu õhtu, et Margol võeti need näo küljest need plaastrid väiksemaks, ühesõnaga ta näeb natuke inimesem välja. Ja selle asemel, et tellida õhtusöök siia tuppa, me lähme ise restosse, nii et minu jaoks ma kohe käisin duši all, teen meigi, panen ilusa kleidi selga, ma abikaasa viib mu õue. Või noh, okei, hotelli, restorani, aga ikkagi see on juba väga suur edasiminek. Meie restoranis on mingi õhtusöök praegu. Väga ilus väljapanek, väga uhke. Läheme sinna kuskile tahapoole. Merevaatega ju. Jah. Merevaatega. Alt baaris saadeti meid üles rooftopile, et siin on happy hour. Ja see on meil ainult. Väga uhke. Nüüd sa saad nüüd pildistada ka. Jaa, kallis.
Hello. Lady said that you have happy hour. Yeah, What it means? 6 until 7. Yeah. Okay. Ma ei tea, ma ei saa täpselt aru, aga aga vaata, kallis, ma tõin su õue, kui ilus on. Ega sul ei ole liiga palav praegu? ei ole. Oleme nädal aega siin hotellis olnud ja ma ei teadnud, et see on sügis. ma siia saame istuda. Nii ilus. Kas sa tahad istuda kõrgelt? Sul on äkki paha istuda siin? no vaata. Okei, no meil on väga ilus õhtu. Kogemata juhtus niimoodi. Siin on mega ilus vaade. Ja mega ilus valgus. Äkki Musi saab just paar pitti ka. No, Musi, mis sa jood? mina joon mis see oli see mokteili? Mokteili ja mingit troopilist. No, cheers. Mina joon Tom Collinsit. Aga kui üksi ei pea olema, minu soeng on sul kotis on. Siis on palju toredam. Meil oli nii tore õhtu seal oma restoranis. Unustasin täielikult filmida. Aga me tulime nüüd siia tänavale veel. Margo võttis ühe magustoidu ja mina võtan ikkagi papajasalati, sest see jäi mul ära, kui me sõime enne midagi muud. Aga täna on mingi selline huvitav budistlik päev, et 24 tundi ei tohi poes müüa veini ja kuna mina tahtsin veini, siis nüüd me tulime siia ühte, see on suht lähedal meile kohe, tulime veel ühte restorani, nad salaja müüvad mulle. Abikaasa on mul loomulikult mille peal, mullivee ja alkoholivabade kokteilide peal. Kuna ei tohi, tegelikult tuleb välja, et restoranites ka ei tohi, siis meile toodi niivisi veini ja täna me peame sedasi jooma. Ma tulin enda klaasiga, aga mul paluti, et seda ei oleks näha. Mingisugune budistlik teema ja ta jumala eest. Ega me austame nende usku. Ma võin happy birthday. Ja tervised! Tere hommikust! Käes on 6. märts ja eile õhtul mõtlesime, et teeme täna vlogipäeva ja siis läksime hommikus sööma ja juba hakkasime kõndima minema ja siis tuli meelde, et vlogipäev. Me kasutame igat võimalust kõndimiseks ja meie hommikusöögil käik on nüüd niiviisi, et me jõuame lõpuks siia enda passualale. Ja siit käime mööda treppe, sest Margo tahab igal võimalusel liikuda. Nii et mul on tegemist sellise väleda põdraga. Katsun ainult sammu pidada. Margo on käinud minuga ka paar korda õhtuti jalutamas, selline 1,5 tundi läheb meil selle 5 kildi jaoks. Aga täna me proovime mere äärde minna, sest nii mõnus pilvalune on, et vist kannatab. Ootame enda taksot ja lähme mu nina tegelikult vaadatakse üle. Võib juhtuda, et mu nina täna õmmeldakse kokku. Aga mida ei saa kokku õmmelda, ei saa mu ringkeret kokku õmmelda. Seal ei ole midagi kokku vaja õmmelda, nad on nii dramaatiline. Ma lihtsalt ütlengi seda, et kõik teised asjad õmbled kokku ja justkui saab korda. Aga see koht, mis mul valutab, kus mul need 3 rõiet murdunud on, see on jõhker. See on nii jõhker, et kui ma ei tohi kuskilt valesti astuda, et mu see ülakere kuidagi liiguks totakalt. Nii, jätkuvalt vaatame seda taksot siin, aga vahepeal lihtsalt toodi meile plaastreid, et mu jalgu natukene plaasterduda siin. Abikaasa on mul nii palju kõndinud, et villid on taga. Lihtsalt need uued plätud on öelnud sõna sekka sellele tohterdamisele. See on tõesti sul kõige suurem haav. Jah. Nii, aga ma nüüd ei vaadanudki, kas takso tuleb anna mu telefon.
räägi uuesti, mis sul seal rindkeres oli? Lihtsalt see 3 roietsemispuru on. See on, kui siin mingi asi ei liigu, siis ma tegelikult seda justkui ei tunne. Noh, eks see natukene on ju valuvaigisteid ka sees. Aga kui ma liigun kuidagi pidi valesti või astun valesti, siis see valu on hästi jõhker on see valu. Nagu naine lööks kirvega. See oli siuke jah, lihtsalt nalja pärast võrdus, aga kõige hullem on köhida. Köhides ma tõusen lihtsalt voodist püsti ja üritan vaikselt ära köhida, aga aevastamine on selline asi, mis lihtsalt pärast nõuab hästi palju nagu kosumist, saad aru, et see ei ole mingi nalja aevastamine, et aevastada küll ei tahaks paar nädalat kindlasti või mitte. Takso tuli. Lähe käes. Seal minu selja taga on siis see osakond, kus inimesed ootavad oma arveid ja kindlustusega suhtlemist, see on vastikosakond. Meie läheneme liftile. See saa musid kõndida nii mõelda. See on kostab nii kõva. Õrnad. Peame sebima mulle mingisugused õrnad jalanõud. Mul on täna nii hea tuju. Väga hea. Mul oli eile nii halb tuju, nii et täna on see hea tuju lihtsalt topelt hea, sest mul ei ole halba tunnet. Ja nüüd me ootame arsti. Jah, kui täna õnneks läheb, siis saab nina kinni mõelda. 3,5 senti on sealt haab lahti ja... Sa näed nii hea välja juba, ma ei või. Siin on üks väike lohuke, aga ei ole väike. Ja paneme juuksed peale, ei ole hullu. Meil vist on täna isiklik rekord. Me pidime kella 9 tulema ja mis kell on? Kell on 13:36. Meil ei ole kunagi nii kiiresti läinud. Ja. Aga homme jälle. Jõudsime oma hotelli ja tulime sööma. Ja nüüd on selline lugu, et kaua me oleme olnud siin? 3 nädalat või? 4 nädalat ja minul on taitoidust korraks edasi. Ma sõin peaaegu iga päev papaiasalatit. Margo ütles, et ära söö iga päev, sul viskab üle ja eile mul viskas üle. Ja nüüd ma vaatan praegu pastat. Kuigi siin on väga hea, teatud mulle väga meeldib see tuunikala salat on mega hea. Aga mul on kõht praegu nii tühi, et mul on raske rääkida. 2 korda me pizzat oleme juba söönud. Pizzat oleme söönud, jah. Aga nüüd on pasta kord. Kus isegi chicken burger praegu kõnetab mind. Ma tunnen, et ma tahan nagu tummist ja süsivesiku rohket toitu, mis kindlasti ei ole kasulik tervisele. Margo Nina sai siis sellise lõppotsuse, et enam ei õmmeldagi seda. Nii on nagu on ja nii peab elama. Ei, tegelikult ma nägin seda nina, see oli väga ilus, seal on tõesti, ta on väga hästi paranenud ja praegu see õmblemine pigem tekitaks mingi siukse asja siia. Nii et paraneb, mu mees paraneb, ma lähen koju täitsa normaalse ja terve ja töövõimelise mehega. Homme on meil põhimõtteliselt kõige tähtsam järeluuring, Margole tehakse uuesti kompuuter, vaadatakse kops üle, kuigi kuna ma kogu aeg olen seda satukat jälginud tal, siis ma arvan, et see kopsuga ei ole mingit probleemi ja põhimõtteliselt võiksime me 9. sõita, aga meie lennupiletid on 15. Me sellest vist rääkinud oleme või? Me ei ole vist vlogis rääkinudki. Et kuna meil oli siis see tagasilend määratud alates 9. aga Lähis-Idas on mingisugune maailma lõpp läinud käima. Ja väga palju lende on tühistatud, kõik, mis siis on pidanud seda kaudu sõitma. Ja kuna Margo peab oma kopsu tõttu lendama äriklassis, siis me jäime sellisesse olukorda, et me saime piletid alles 15. märtsiks. Aga no pole hullu. Praegu mul on hea seda öelda, sest mul on hea tuju, mul on meeldiv kaaslane, ma saan siin nautida meeldivat lõunat, aga oleks te mind eile pidanud nägema. Mul lihtsalt korraks kogu maailma valu tuli minu peale
ja ma arvasin, et ma olen kõige õnnetum inimene, et ma pean siin kohutavas Tai hotellis olema ja ma ei saa koju. aga noh, ma sain aru, et see oligi natuke ja täna on jälle parem ja lõppude lõpuks on kõige tähtsam see, et me saaksime tervena koju. Nii et jah. No nii, saab öelda, et me oleme... Oi kui hea, see näeb nii hea välja. Mul niimoodi tatti jookseb, see on täitsa lõpp. Korralik Euroopa pauk, õudselt kedagi huvitab muidugi mingi pasta pilt, aga no mis sa teed? Siuke isu tuli peale. Ma tegin just natuke toas tööd. Margo tuli siia meie passualasse raamatut kuulama, aga vaadake teda. Kallo, sa ikka elad või? Noh, ei magama. Kus su raamat on? Miks sa ei kuula? No siis me ei magama. Ta läheb peatüki peal kinni või? Ei lähe, aga ma ei tea. Et ühesõnaga siis kõigil on väga raske tööpäev olnud täna. Mina olen väga mõnusalt töölainel, meilid vastatud. Tulen varsti uute Raparisto kuupäevadega välja. Panengi neid, et saaks kodulehe kaudu teha tellimuse, nii et varsti on, ma saan aru, et kui tuleme koju, siis on Eestis kevad käes ja hakkame. Mitte millal Margo saab kanuuga sõita. Muisi, millal sa kanuuga saad sõita? Ta võib kohe minna. Ühesõnaga siis, jah, varsti kohtume teiega kõigiga Raparestos. Siin on nii super mõnus olla. Täna on ideaalne päev ühele eurooplasele. Selline, ma arvan, et võib-olla oligi mingi 28 kraadi. Natuke tibutas vahepeal vihma, väike pilvaalune, ei olnud päikest just nimelt. Ma olen natuke päikesest väsinud. Selline mõnus nahale puhkuse andmise päev. Tere ilusat laupäeva! Rise and shine! Täna meil on jälle siuke suurem ja põhjalikum arstipäev. Patsient. Kuidas sa mu püksid oled pannud? Patsient on alles voodis, palun. Jah, delikaatsed piirkonnad peita. Ja täna me siis saame teada, kuidas on kõik see kopsuke paranenud ja ma tean, et see on tegelikult jumala hästi paranenud, nii et selles mõttes. Praegu meil on lisandunud hoopis uus tervisemure. Margol on vererõhk nii kõrge. Kuna nii paljud, nii tore, nii armas, et elate meile kaasa, ütlevad, et kus on uus vlog, siis ma katsun täna võimalikult palju meie elu näidata. Ma olen seda siin niimoodi hektiliselt iga päev natukene näidanud. Et paneks siis midagi sellist kokku, et me lihtsalt ei toimu siin midagi, saate aru. Me elame vaikset, rahulikku elu. Ainuke asi, mis toimub, on vahepeal siuke depressioon, et tule taevas appi ja siis on jälle hästi. Nii et selles mõttes siin saab vaadata ainult seda. Aga okei, ühesõnaga, teeme selle tänase päeva ära. Aga meie lähme nüüd haiglasse. Me oleme täna päris pikad seal. Mul olid need pea ümber ka sidemed, siis nad olid veel püüdlikumad. Peaaegu tassisid su üle. Üle tee, jah. Vaatame siis tänase vererõhu üle. Maailma küll. Tõesti, raihi. No täna peab su päev. Nii enam-vähem. Saime just riiada, et siin ei tohi filmida, nii et me oleme siis siin vaikselt ja salaja. Et ootame jälle täna kindlustuse poole pealt, et Eestis on kõik tehtud, Swedbank on kõik saatnud, aga see kohalik April lihtsalt ei ole haiglasse edasi saatnud ja kuna täna on uuringud, röntgen ja kompuuter, siis lihtsalt on suurem arve ja tahavad ennem kinnitust, nii et siin me siis nüüd oleme. Ja Margo ajaviide on... Kardimäng. Ja minu ajaviide on vaadata, kuidas kõik eestlased Lähis-Idast koju jõuavad. Nii hea meel, et esimesed lennukid on jõudnud. Täna tuli abikaasa mind vaatama, pilti tegema ja oi kui tore on siin olla. Mis sa arvad? Mina ütlesin seda, et päris hea passid.
tulemast meie arstimängude minutile. Täna on siis see päev, kus usaldati mu abikaasa. Tead, mis ma tahaksin, et sa oleks või? Ma tahan, et sa oleks... Ma tahan seda teist jalga lähemale, et sa pead tulema minu poolele. Nii. Kolisin ümber teise koha peale. Jah, ühesõnaga üks hunnik saamatust on siin. Nii, ühesõnaga võtame lahti sul selle haava. Vaatame, mis meil siin on siis. Ma ei tea, mis siin sees on need asjad. Ma ei saanud täpselt aru. Tore on küll, et saab ise siduda, aga samal ajal, kui sa ei tea, mis asjad sulle täpselt kaasa on antud, siis... Nii. Vaatame. Meil on täna viimane päev siin. Selles hotellitoas. Me kolime siin hotellis lihtsalt teise tuppa. Nii et homme on siis jälle nagu mingi uus osa. Praegu te saite ära. Praegu sellel nädalal on olnud siis sanatoorium. Veel nagu pigem haigla sanatoorium. Taastusravi. Siis homsest alates on siis, ma ei tea, loodetavasti nagu spa juba. Nii. Kas meil seda on panna või? Jaa, kõik on. Käärid on väga väiksed meil. Jah, käärid on väiksed. Tahtsime siit laenata kääre. Ükskord siis see retseptsioonist oli mingi noor poiss oli ja siis ta ütles, et hotelli reeglid ei luba nende klientide turvalisuse pärast kääre tuppa landa. Nii et ma ei tea, mis me siin kõike tegema hakkame nendega. Selle toreda sidumismänguga lõpetame ära siis oma selle vlogi. Mammu lubas kokku panna ja homsest alates siis juba natuke uus keskkond ja äkki siis natuke rohkem jälle õues käimisi ja õnnelik olemisi. Oleneb nüüd mul siin abikaasa tervisest, ega siin tead see on nagu on. Aga igal tegelikult on väga hästi, nii et tšau.